Tere tulemast kõigile, et mul on jälle väga hea rõõm teid kõiki nii arvukalt siin näha, et kui me aasta aega tagasi progressiivse liikumise lõime, siis me ei oleks osanud lootagi, et me kunagi neid teemasid täissaalide ees siin esitame ja nii arvukalt siin koos nende teemade üle mõtleme, millest me ühiskonnas piisavalt palju ei räägita. Et ma siin väga kaua midagi siin jaurama ei hakka, et mul on 2 märguannet, et esiteks me käivad siin need registreerimislehed ringi. Et kui te ei ole seda saanud, siis hiljemalt ürituse lõpus andke siis märku, et te ei ole saanud registreerimislehte ja palun pange oma nimi sinna. See on nagu seoses Euroopa Liidu rahastusega vajalik. Ja muidu, kui see, mis me siin täna teeme ja kui meie tegevus teile muidu huvi pakub, siis selle ees on terve rida flaikusid, mis tutvustavad meie tegevust, jälgige meid sotsiaalmeedias, tulge liikmeks, tulge meiega jutustama. Ja. Et ma annan siis sõna Keale ja meie ägedatele esinejatele. Tere, nüüd on sees. Ja, aitäh. Et mina siis Kea Kangilaski ja täna endast pikemalt ei räägi, sest et mina olen üksnes moderaator ja meil on siin eksperdid, kes sellest teemast, nii eutanaasiast kui abistatud enesetapust minust märksa rohkem teavad. Ja ma ei räägi või ma ei tutvusta teid kõiki esinejate järjekorras, vaid nii nagu mul kirjas on, sest siis on lihtsam järgi ajada. Aga meiega on täna Aime Keis, kes on arst, Tartu Ülikooli meditsiinieetika õppejõud, Eesti bioeetika ja inimuuringute komitee aseesimees ja ka Euroopa Nõukogu bioeetika ja inimõiguste juhtkomitee liige. Aga mis pärast Aime siin eeskätt on see pärast, et tema on ka selle meeskonna liige, kes viis läbi uuringu Eestis töötavate arstide arvamuste ja hoiakute kohta siis eutanaasia ja abistatud enesetapu seadustamisest. Äkki sa tahad meile hästi lühidalt öelda, mis oli kõige huvitavam, mis selle uuringu käigus välja tuli? Tere ka minu poolt. Selles uuringus kunagi on sellist küsitlust tehtud 1997-1998 aastal ja siis oli 40% arstidest pooldav ja see eutanaasia, ütleme niimoodi, aktiivse surmaabi seadustamise osas, siis nüüd oli see protsent 73 peale tõusnud. Ja mis meid tegelikult, meie meeskonda ennast nagu kõige rohkem ehk üllatas, oli see, et need arstid, kes on kas käinud palliatiivravi koolitusel või kuidagimoodi palliatiivraviga kokku puutunud, siis need pigem ei poolda eutanaasia legaliseerimist Eestis, et see oli nagu vist kõige suurem leid, ma arvan, aga eks saab õhtu jooksul edasi rääkida. Ja, aitäh. Meiega on ka Triin Käpp, kes on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ülikooli Jaani koguduse vaimulik. Ta on aktiivselt tegev kirikute vahelise dialoogi ehk siis oikumeenia vallas ja oma doktoritöös käsitlenud eetika küsimusi küll hariduse valdkonnas, aga kuna kirik ja vaimuliku elukutse samuti on ju seotud inimese kogu elukaarega, siis nagu ta ise märgib, peab väga oluliseks ka surmaga seotud küsimusi. Et tahad sa natukene põhjendada seda, et miks peaks olema eutanaasia dialoogi ka kirik kaasatud? Ma arvan, et kiriku kaasatus on äärmiselt oluline, sellepärast et sageli eutanaasia üks küsimus on elu mõttest. Ja ma arvan, et see on üks koht, kus kirik kindlasti saab seda aidata mõtestada. Ma kindlasti ei väida, et kirikul on vastused, aga ma arvan, et kirik võiks olla alati dialoogipartner selles teemas. Aitäh. Meiega on Inna Narro. Tema on kliiniline psühholoog, kes hetkel töötab Ida-Tallinna Keskhaigla Magdalena üksuses neuroloogiliste ja onkoloogiliste patsientidega. Ja enne seda töötas Hiiu järelravikliinikus, ehk siis praeguse nimega Hiiu taastus- ja palliatiivravikliinik. Ja ta märgib, et on paljudele surijatele andnud lubaduse, et toetab igal võimalikul viisil siis väärika ja valuvaba suremise ideed. Et tahad sa öelda, mil moel sa seda teed? Tere õhtust kõigile. Kui ma läksin Hiiule tööle kunagi aastal 2012, ma ei teadnud isegi onkoloogia sõna tähendust. Ja ma arvan ja ma tunnen ja võin ka siiamaani öelda seda, et see haigla tegi minust selle, kes ma olen praegu. Ja kogu 10 aasta jooksul
suurenes nende patsientide arv, kes soovisid minna siis vaba surma ehk eutanaasiat siis saada. Ja nii mõnigi eakas patsient ütles mulle, et et kuule lapsekesed, et miks te mind piinate, et tehke mulle see süst või andke mulle see tablett, et ma lihtsalt nagu ei jaksa enam olla. Ja ma andsin paarile oma surevale patsiendile, kes ise olid ka arstid, et kui ma ühel päeval olen kuskil keegi ja et mul on sõna, võib-olla mul on vaba sõna ja ma olen nagu võimeline sellest teemast rääkima, siis selleks ma ka siin praegu olen. Aitäh. Ja meiega on Pille Sillaste, kes on samuti arst, spetsialiseerunud anestesioloogia intensiivravi erialale ja aastal 2020 siis ka ühena esimestest Eestis valu- ja palliatiivravi õppinud. Ta on avanud siis 2017. aastal Eesti esimese palliatiivravikeskuse ja selle juht siiani. Et äkki sa räägid meile natuke, miks me räägime palliatiivravist siis eutanaasia ja abistatud enesetapu teemade kõrval? Tere. Ja aastast 2000 on juba isegi see, kui sai hakatud nagu tegema esimest valukabinetti sealt intensiivravi arsti ja anestesioloogi töö kõrvalt ja nüüd siis viimased 12 aastat siis ainult palliatiivravi haigetega. Alguses ma olin valuarst, ma mõtlesin, et ma teen ainult leevendan valu, aga siis sai väga ruttu selgeks, et valu on, inimene on tervik, et ainult valuvaigisteid pannes ma ei jõudnud mitte kusagile. Et kui seal on veel iiveldus või unetus või surmahirm või mis ühel raskel haigel on, kuna ma arstiks kasvamine toimus onkoloogia keskuses, siis peamine kogemus tuligi sealt vähihaigetelt. Siis saigi selgeks, et tuleb ikkagi pöörata tähelepanu kõigele inimesele kui tervikule, et üldse teda saada aidata. Ja miks siis palliatiivravi ja eutanaasia teema? Pean ausalt ütlema, et vist ei lähe ühtegi nädalat vastuvõtul mööda, kui keegi tuleb ja küsib, et kas tõesti seda ühte süsti ei ole, mida te võiksite mulle teha. Aga mu kogemus näitab juba seda, et esialgu, kui me esimest korda kohtume, siis saabki kõik läbi küsitud, mis teda kõige enam vaevab, mis tema elukvaliteeti kõige rohkem halvendab, mis teda kõige rohkem häirib. Ja siis olen alati nagu öelnud, et proovime nüüd, hakkame otsast pihta, et vaatame, et kui me nüüd selle valu suudame natuke ära leevendada või vähemalt väiksemaks saada ja kõikide teiste probleemidega ka vähemal või rohkemal määral tegeleda, et räägime natuke hiljem uuesti sellest süstist. Ja ma pean paraku ütlema, et järgmisel kohtumisel reeglina ei taha nad enam sellest süstist midagi rääkida. Ja minu kindel veendumus on üldiselt nii, et iga inimene tahab elada, aga see elamine peab olema elamist väärt. Kui sa oled jubedates valudes või sul on õhupuudus või sul on surmahirm või sul on see lihtsalt hirm, et mis must saab, kui ma ära suren, mis saab minu perekonnast, mis saab mu lastest ja nii edasi, et see eksistentsiaalne hirm, mis pärast surma minuga juhtub ja kõik need asjad, et kui selles osas toetada inimest, siis me tahame kõik ikkagi reeglina elada. Aitäh. Et ma nüüd igaks juhuks enne, kui ma teile pikemalt sõna annan, lühidalt siis ütlen seda, et eutanaasia all saab mõista palju erinevaid asju ja tihtipeale ajakirjanduse vahendusel tundub, et ka abistatud enesetapp on eutanaasia, siis tegelikult see nii ei ole. Et aktiivse eutanaasia all mõistetakse ikkagi seda, kus arst on see, kes süstib siis surmahaigele patsiendile medikamenti, mis kindla surma kaasa toob. Aga abistatud enesetapu puhul teeb seda siis küll arsti välja kirjutatud medikamendi kaudu, aga siiski ise patsient. Ja vahepeal räägitakse ka kaudsest eutanaasiast ja kaudne eutanaasia on siis see, et kui me siis ütleme sellise tõesti kas või ka palliatiivravi või lihtsalt järelravi ja surmahaigete puhul mitte üksnes ei leevenda, vaid teatud viisil aitame võib-olla suremisele ka kaasa. See on siis, kui me lülitame aparaadi välja
mis hingamist sees hoiab, või kui me anname väga suurtes kogustes valuvaigisteid, nii on ta nähtud ja aeg-ajalt seda nii käsitletakse, aga siis teisalt tulevad jälle teistsugused käsitlused, mis ütlevad, et me seda niimoodi öelda ei tohiks. Ja et sellepärast ma toongi välja siin, et ei oleks eksitust, et niisuguseid mõisteid kasutatakse, aga püüame meie siin eutanaasial rääkida kindlasti tingimata siis mõistame seda aktiivse eutanaasiana ja abistatud enesetappu siis eraldi. Ja ärme ülejäänud muude terminite puhul eutanaasiast räägi. Aga mina tahaksin võib-olla kõigepealt küsida ja ma teeksin niimoodi, et ma ei küsi nimepidi, vaid ma palun anda teil ise märku, kes tahab kõneleda. Ma püüan jälgida, et kui keegi üldse sõna ei saa või ei võta ise, siis ma annan teile sõna. Aga teeks kuidagi niimoodi, et kuidas ta loomulikult tuleb, et kes tahab rääkida. Aga ma küsiks seda, et mis on üldse väärikas surm Eesti mõistes? Mida me selle all silmas peame? Et ma ei tahaks, et me läheme seda teed, et me ütleme, et eutanaasia ongi siis äkksurma kõrval ainus viis rääkida väärikast surmast, et millegi pärast väga tihti jõutakse ka selleni debattides, aga siin me täna seda ei tee. Ja palun. Ma siis teen otsa lahti. Kuna mul on olnud au väga paljude surijate kõrval olla, siis ma olen näinud seda väärikust nagu kahel moel. Üks väärikus on see, et me tagame talle valuvaba lahkumise, ta on meil joodetud, ta on hapniku all, ta ei pea kannatama valu ja teine väärikus on see, mis on võib-olla veel olulisem, on see, et see psühholoogiline, see psühhoemotsionaalne väärikus, et kohelda seda patsienti hardusega, lugupidamisega, julgustada teda ja ka enne surma nii-öelda siis olla suuteline siis ikkagi elama elule ja just nimelt oma järglaste elule, sest need jäävad ju alles. Et ma ise, ma võin siin jagada praegu hästi põgusalt ühte kogemust. Eelmisel aastal oli mul au töötada ühe patsiendiga, kes oli 40ndates aastates. Ja tema oli nüüd ka siis üks neist, kes valmistus minema Šveitsi. Kuna tal oli kaelaluu 4-6 puhas murd, siis ta oli loomulikult halvatud, ta oli 3 aastat selles olukorras. Ja kui mina siis sattusin tema kõrvale sellel teekonnal, siis ma siis koostöös arstidega, kes siis vaatasid tema valuraviskeemi, siis ma tagasin talle sellise inimväärse suve, et ma käisin temaga väga palju väljas, ma viisin teda kinno, ma jalutasin temaga, ma nii-öelda panin ta tundma ennast veel täisväärtusliku inimesena ja jagades nüüd oma endise kolleegi doktor Sillased, et siis keegi tegelikult ei taha surra. Nad tahavad pääseda sellest olukorrast, mis neile põhjustab nii vaimseid kui füüsilisi kannatusi. Ja mind kohe trigerdas see, et sa ütlesid, et väärikas surm on äkksurm. Et mina töötan palju leinajatega, kelle jaoks äkksurm on kõige halvem asi maailmas, mis juhtuda võib. Et tegelikult väga pikalt peeti äkksurma ka inimese jaoks vastupidi väga halvaks asjaks, sest sa ei saanud jätta hüvasti. Ka usklike puhul sa ei saanud jätta oma patte andeks palumata, aga kui üldiselt ma arvan, et väärikas surm on, seda võib väga mitmeti mõista, aga ma tahaks teha nüüd saalile ühe eksperimendi. Te peate valima, kas te teate, millal te surete või te teate, kuidas te surete. Te ei saa valimata jätta. Ja nüüd ei saa kaua mõelda, kõik, kes tahaksid teada, kuidas nad surevad, tõstavad käe. Ja nüüd tõstavad kõik need, kes tahaks teada, millal nad surevad. Kõvasti rohkem. Te olete minuga samas parteis, väga meeldib. Et see diskussioon tekkis mul oma tütrega jalutades üks kord ja jõudsime ka just sinna, et see tegelikult, kui sa tead, millal sa sured, see annab sulle võimaluse just nimelt surra väärikalt, jättes hüvasti, lõpetades lahtised otsad ja lõpuks võib see surm olla väga ilus. Sõltumata siis sellest, ja tänases päevas see küsimus on päriselt olemas. Üks asi on eutanaasiaga üleüldse surm on muutunud asi, mille üle me saame otsustada. Ja ma annan sõna. Jah, väärikas, et see, mis on inimväärikas, eks ole, seda saab määrata ja otsustada ikkagi ainult inimene ise, et mitte keegi teine ei saa kuskil defineerida kellegi teise eest ära, mis on väärikas surm. Et see on nagu teine, et mis on elamisväärne elu, eks ole, et kes seda saab otsustada, ainult inimene ikkagi ise.
Jah, ma läheks siit kohe kolleegi mõttest edasi, et see ongi üks võtmeküsimus, et me kaasaegses meditsiinis ka me unustame küsida, mida haige soovib, mis on temale tähtis, mis on temale oluline, et me kipume nagu seal see tehnokraatlik meditsiin panustab kõik sellele, et hoida elus ükskõik mis jõuga ja et aga päriselt tihti ma kohtan selliseid olukordi, kus patsient ütleb, et no kuna ma olen kõrvalt konsultant, siis öelge palun mu raviarstile, et ma enam ei jõua, ma enam ei taha. Et lõpetame selle ära, aga tal endal nagu seda sihukest julgust ei ole. Ja teine on siis sugulased, kes ei taha kuidagi sellega nagu üldse seda surmateemat rääkida. Et ma olen väga tänulik teile, et te noored inimesed täna siin saalis olete. Ma näen seda päevast päeva, eriti vanema generatsiooni puhul ja Eestis ilmselt üldse, et see sõna surm suhu võtta, see on juba peaaegu midagi ilmvõimatut. Ja siis käib selline mängimine, mis muidugi piinab seda haiget ja siis on nii, et haige tahaks rääkida oma lähedastele just seda sama, kuidas ta tahab, et teda maetakse, rääkida ära oma viimased mõtted, oma viimased soovid, aga perekond ei lase. Perekond hakkab kätega kohe vehkama, et oi, mis me ei räägi sellest midagi, et küll sa saad terveks, tuleb kohe kevad ja tuled jälle hakkad pannkooke küpsetama ja ei mingit surmajuttu siin umbes. Sellega blokeerides ära võimaluse, sest kõik kardavad, keegi ei oska selles situatsioonis käituda, et see on üks asi. Ja teine asi on see, et minu arvates, kui peale selle, et me küsime, mis haige tahab ja kuidas ta tahab surra, ongi see, et uuringud näitavad, Eestis ei ole küll tehtud, aga enam kui inimesed 80-85% tahavad surra kodus. Kodus suremise tarvis on just nimelt sellist toetavat süsteemi vaja. Et sa oled ikkagi oma keskkonnas, oma lähedaste juures ja siis oled sa seejuures ka vaevuste vaba. Ja ikkagi ma vaikselt tooks selle eutanaasia teeme siia sisse, et see teadmine, et kui su elukvaliteet muutub selliseks, et sa ei taha enam tõesti elada ja mitte ühegi rohuga meie oma kaasaegses meditsiinis seda elukvaliteetiga parandada ei suuda, siis peab olema inimesel see võimalus, kui ta tahab otsustada selle üle, et nüüd on kõik, ma enam ei jõua ja ma enam ei taha. Ja tahtsingi edasi jõuda selleni, et väga tihti, kui me räägime surmast, siis selle juurde käib just see surmahirmu teema, nagu te kõik siin mainisite. Ja tegelikult isegi need inimesed, kes on üritanud enesetappu näiteks ühel või teisel põhjusel, ütlevad, et aga surmahirm oli ikkagi väga suur, et ega surmahirm ei kao ju sellest lähtuvalt ära, eks ole, kui surmaga silmitsi seista või isegi kui soovida surma. Et kuidas te näete, et kuidas need asjad nagu koos on, et ühelt poolt see, et elutahe on kadunud, on surmasoov ja on siis ka surmahirm, et kuidas need inimesed kokku kõlavad. Et kas see tuleneb nagu haigusest, tuleneb see sellest, kui pikalt me oleme elanud võib-olla oma elu, või siis on seal ka muid tegureid, mis võivad seda inimest nagu määrata? Vabandust, ma olen kõige suurem lobamokk ilmselt siin. Minu haigetel on enamjagu see, et nad kardavad, kuidas see suremine välja näeb. Enamjagu liiguvadki sellised legendid, et vähihaige sureb karjudes, valudes ja sellised rahva hulgas. Et nad kardavad, et kuidas see suremine välja näeb ja teiseks, mis saab pärast surma. Et ka tihti seda nagu kardetakse, mis temast saab pärast surma. Ja minu oma üks esimesi kogemusi, kui ma niimoodi entusiasmina alustasin täiesti oma vabast ajast, käisin oma haigeid ka kodus vaatamas, kuigi ametlikult nagu ei olnud, siis oli mul üks proua, kellel oli kaugele arenenud rinnavähk ja siis ta helistab mulle ühel päeval ja ütleb, et doktor Sillaste, palun tulge. Mis siis nüüd on, et kas valutab, ei valuta, aga tulge pärast tööd. Läksin siis sinna. Väga ilus puhas korter, kõik poeg oli siis kusagil üle 20 ja abikaasa, kõik oli nii hästi hoolitsetud, kõik ei mingeid lamatisi, me teame, mis hooldushaiglates valitseb, missugune lõhn tihti sagel, mitte midagi, kõik oli ideaalne. Ja siis ma istusin ta juurde sinna ja ütlesin, et mis see on see nüüd, et mis nagu praegu häirib, et miks te nii tahtsite, et ma tulen. Ja siis ta ütles mulle niimoodi, et ma kardan surra.
aga seletage mulle, mida te kardate selles suremises. Kas te kardate, kuidas te surete või mis teist saab? Ta ütles, et ei, ma kardan seda, et kuidas mu mehed hakkama saavad, kui ma ära suren. Minul vajus kohe kivi südamelt, et ma ei pea hakkama mingit udujaani juttu ajama, vaid ütlesin, et aga vaadake enda ümber, teil on super puhas kodu, teie eest on nii hästi hoolitsetud, uskuge mind, nad saavad hakkama. Ja tal oli see hinge peal, mis ei lasknud tal ära minna. Järgmine hommik härra helistas, et ta oli öösel 11:30 surnud. Et sellise näite. aitäh. Minu meelest on üks, mis ka ilmselt seda surmahirmu põhjustab, nagu on see hirm üksinda surra, et meil on kuidagi, siin ka, eks ole, olles näinud oma arstitöös ja ka läbi isiklike kogemuste erinevaid perekondi ja erinevaid suhtumisi lahkumisse, siis pigem ollakse seda meelt, et surema peab haiglas ja üksi, eks ole, et kui ma loodan väga, et see narratiiv muutub Eestis, et me jõuame ikkagi sinna, et see inimväärikas surm on just nimelt lähedaste keskel ja oma isiklikust kogemusest ma võin öelda, et ma viibisin siin mõni aasta tagasi oma väga lähedase inimese surivoodil ja tõesti ta ei olnud nagu tal ei olnud hirmu selle mitte lahkumise eest, ta ütles samamoodi nagu siin doktor Sillaste tsiteeris oma patsienti, või keegi eelkõnelejatest, et lõpetame selle ära, selle teekonna, eks ole, sest see lõpp on või oli toona ikkagi suht piinarikas, aga pigem oli see, et kuidas te ilma minuta siin edasi hakkama saate. Aga lahkus rahus ja vaikuses ja ma sain kõrval olla, nii et. Ma arvan, et surmahirm on tegelikult kõikide meie hirmude alushirm. Ehk siis ükskõik, mida me kardame, me tegelikult kardame surra. Et kui sa kardad ämblik, siis sa kardad tegelikult seda, et nad siin ära kuidagi, ma ei tea, kägistavad, ma ei tea, mis nad teevad, on ju. Sest ma ei karda ämblikise, aga et mina kardan näiteks neid liiga väikseid ruume, siis mulle tundub, et ma lämbun seal, eks ju. See on surmahirm tegelikult. Aga mul on teil üks hea uudis. Aga ärge kõigile öelge, et ma ütlesin, et põrgut ei ole olemas. Et seda pole vaja karta. Et sellest ma võin kunagi pikemalt rääkida, isiklik arusaam. Tähendab sellist põrgut, nagu te olete harjunud, et seal on need leegid ja mingisugune pada, on ju, et seda ei ole olemas. Et minu siis, panen oma tugrikud selle peale, pole ise muidugi surnud olnud, ei tea. Aga mind väga kõnetas see üksilduse teema, et ma arvan, et see on tegelikult tõesti üks võtmesõna. Ja see on see, mida ka kirikud eutanaasia kohta ütlevad, et isegi kui üldjuhul sellise kristliku usu taustal me peaksime ikkagi rääkima eutanaasiast kui millestki, mis ei ole lubatud. Sest ja siin, see põhjendus on pikem, ma võin sellest ka pärast rohkem rääkida, aga mida jällegi ütlevad sellised evangeelsed kirikud ja hoolimata sellest, kui inimene on seda otsustanud, siis ei jäeta kõrvale. Isegi siis, kui sa arvad, et see on vale, mis siis? Sinu kohus on olla selle inimese kõrval, sest see on olulisem kui see teine asi. Et kui sa pead valima kahe väärtuse vahel, mida sa sageli pead elus tegema, siis see väärtus on olulisem. Ma võtan siis siit lõpusõna üle sel teemal. Ma olen küsinud paljude, ma arvan, sadade inimeste käest enne surma, et mida nad siis rohkem kardavad, kas nad kardavad surma või suremist ennast. Nad ei karda mitte surma kui persooni, nad kardavad suremist kui protsessi, üleminekut ühest dimensioonist teise. Ja väga palju on välja toodud ka selliseid füüsiliste sümptomite ees olevaid hirme nagu lämbumine ja valu. Ja minul on ainult ainuke hea lohutus neile öelda, et meie meditsiin on nii hästi arenenud oma valuravides ja kogu selles hoolduses, et tegelikult lämbumist ja valu inimesed kindlasti ei tunne, et kuni siit ilmast ära minek on ja nad ikkagi hoitud, hooldatud, joodetud, valuvabad ja hapnikuga. Ja ma ei ole näinud ka ühtegi koledat surma, sellist agooniat. Küll aga pean siin nõustuma, et kõik ikkagi valdavalt, kes on minu patsiendid olnud, nad kardavad surma. Mul oli üks hästi intelligentne proua, ta oli juba suhteliselt eakas, hakkas 90-ndaid käima ja ta kuni põhimõtteliselt viimase lõpuni ta raius mulle, et tema ei karda mitte midagi, tal on seal täpselt välja kõik mõeldud, kuidas see elu pärast surma läheb ja kuskil mõned tunnid enne oma surma mul siis sattusin tema palatisse ja siis ütles mulle, et teate, Hinna, ma tegelikult ikka kardan küll. Ma arvasin, et ma ei karda, aga see hirm ikkagi tuleb. Meil on ju loomulik, et me kardame asju, esemeid, inimesi, sündmusi, situatsioone, mida me ei tea. Ja nagu ütleb Robert Lanza, kvantfüüsik,
ja ka neuroloog, et surm on ainult uskumise küsimus. Ja nüüd psühholoogina lisaks veel juurde, et surmahirm ja sugutung on 2 maailma kõige juhtivamat jõudu. Nii et kui on meil evolutsiooniga kaasa antud, siis las teeme olla, olgem paindlikud. Ma võib-olla võtaksid kohe järgmise teema üles, et kas see ikka päriselt on nii, et Eestis on võimalik hästi ja ilusasti ja turvaliselt surra. Et ma arvan, et meil on kõigil kogemusi sellest, et see ei ole nii või et see ei ole nii kena. Et on need inimesed, kes väga kauaks jäävad teiste inimeste põetada, olgu siis kodus või ka haiglas, hooldushaiglas. Ja see lõpp võib olla päris kole, et ma oma enda vanavanema põhjal näiteks tean, et tema ootas surma niimoodi 3 aastat ja kogu aeg palus koos temaga palvetada, et nüüd lõpuks see surm tuleks ja see oli tegelikult lähedastele ka väga koormav ja ma ei kujuta ette, kui kohutavalt koormav see talle võis olla. Et mis te arvate, kuidas Eestis selle tervishoiusüsteemiga ikkagi on? Et kas, ja siit kohe kõrval küsimus muidugi ka, et kas me eutanaasiast mitte ka seetõttu võib-olla natuke rohkem ei räägi, kui peaks just seetõttu, et meil seal tervishoiusüsteemis kõik mitte päris nii korras ei ole, kui võiks. Ma siis räägiks palliatiivsest ravist, mis on minu südameteema. Et kõigepealt, mis asi see palliatiivne ravi on, et meie haigla juht tunnistas mulle ükskord ausalt, mitte meedik, et kui ta esimest korda seda sõna kuulis, siis ta arvas, et see on mingi ravi metallidega. Aga palliatiivne ravi, kunagi ta kutsuti ellu just surevate vähihaigete nii-öelda vaevuste leevendamiseks ja inimväärseks lahkumiseks. Tänapäevase kontseptsiooni järgi on ta ikkagi mõeldud kõikidele nendele patsientidele, kellel on siis kas kroonilisest haigusest või siis prognoositust või halva prognoosiga haigusest või mingi traumajärgselt või lastel, eks ju, need sünnitraumad või sügavalt enneaegsed, kellel on sellest tingitud oluline elukvaliteedi langus. Ja seal siis palliatiivne ravi nagu kaasaegse seisukoha järgi peaks olema üks inimõigustest, et see on nii-öelda ka Euroopas selline lause maha pandud Euroliidus, et see võimalus peab sisuliselt niisugustele inimestele ja haigetele olema, palliatiivravi peab kättesaadav olema diagnoosi panemise hetkest. See tähendab seda, et mitte, et nüüd kogu aeg on kuskil keegi palliatiivravi hoiab käest kinni, vaid näiteks, ma toon jälle oma vähi näite, et noor naine diagnoositakse esimese staadiumi rinnavähk, tohutu šokk, eks ju, diagnoos on juba niivõrd šokeeriv. Reeglina see ei valuta, seal muud ei olegi kui ainult see šokk. Ja vot siin nüüd ongi see, et palliatiivne ravi on nii-öelda tiimitöö. Seal ei ole ainult arst või õde. Seal on väga oluline see, et lähtudes sellisest mõistest, mis on palliatiivses ravis väga nii-öelda kandev, on totaalne valu. Et peale füüsilise valu on olemas eksistentsiaalne valu, psühholoogiline valu ja sotsiaalne valu. Et vaja on selles elementaarses baasmeeskonnas arsti, õde, sotsiaaltöötajad, psühholoogi ja hingehoidjad. Et see on nagu kogu maailmas selline baasmeeskond. Ja siis näiteks sellele patsiendile ongi võib-olla ainult vaja seda psühholoogi sel hetkel. Ja ta saab terveks. Ta saab kindlasti terveks ja ta unustab kõik, unustab ka oma haiguse. See ongi muidugi ainukene haiguste grupp, kus palliatiivset ravi võidakse vajada, aga on väga suur tõenäosus saada terveks. Teiste haiguste puhul seda ei ole, eks ju, nendel, kes just nagu palliatiivset ravi saavad. Ja seal on oluline ka perekond ja siis juba kuni surmani see toetamine sellest hetkest, kui erialaarstid käed üles tõstavad, ütlevad, et nemad haiguse aspektist enam midagi teha ei saa, siis jääb ainult palliatiivne ravi nii patsiendi vaevuste leevendamiseks, igakülgseks toetamiseks kui perekonna ja kindlasti käib palliatiivse ravi alla ka surmajärgselt peaks käima leinatöö. Nüüd, kuidas olukord Eestis on? Eestis on olukord pehmelt öeldes väga nadi. Et ma ütlen, et kahjuks endiselt ülikoolis ei õpetata, baaskoolituses puudub korralik valuravi, õpetus,
arstid ja ka õed, on nad noored või vanad, meeletult kardavad valuvaigisteid, meil on selline opioido- ja morfiinofoobia, et ollakse nõus umbes haigele igasuguseid asju kokku rääkima, aga jumala eest, et ma ei peaks kirjutama tugevaid valuvaigisteid. Ja no muidugi, kuna see on selliste pehmete väärtuste valdkond, siis muidugi me ei ole kuidagi atraktiivsed poliitikutele, me ei ole atraktiivsed haigla juhtkonnale, sest ma kunagi ühe Hollandi kolleegi käest küsisin, et kuidas meie ühiskonnas, kus meil on nagu haigekassa tasustamine käib teistmoodi kui näiteks Hollandis, et kuidas müüa maha palliatiivne ravi haigla juhile. Ja tema ütleb, et mis mõttes müüa, et see on ju elementaarne, et see on hoolivus inimesest, see on see inimese tõeline kesksus, et seda ei peagi müüma. Ma ütlesin, ups, aga meil tuleb müüa. Sest ja kuna see raha sisse ei too, uhkeid, peeneid, kaasaegseid aparaate ei vaja, siis ma ütlen, et väga raske on seda tõestada, et seda on puht inimlikult vaja. Me oleme Eestis sellises situatsioonis, kus palliatiivne ravi on minu meelest ainult 2 regionaalhaiglas võimalik, kui ma nüüd ei eksi, eks ole, et on küll seaduses või õigemini siis ministri määruses statsionaarse iseseisva õendusabi osakondades, jube keeruline nimi, osakondades võivad olla siis hospiitsvoodid, aga põhimõtteliselt jah, et meil tegelikult palliatiivravi võiks olla ikkagi keskhaigla tasandil kindlasti, kui mitte isegi maakondlikult kättesaadav. Ja aga küsimus tekib ja selles, et üks on see arstide ettevalmistus, õdede ettevalmistus, aga teine küsimus on siis, kus need kõik muud nii-öelda meeskonnaliikmed tulevad, et teades, kui keeruline meil üldse on mehitada meditsiinisüsteemi, tervishoiusüsteemi nii-öelda meeskondlikult, ma ei räägi ainult arstidest, õdedest, vaid psühholoogide, sotsiaaltöötajate, hingehoidjatega. Et see on väga suur probleem, pluss siis eakate hoolekandeasutused, et kes meil tegelikult, mina olen arstina kokku puutunud, kes patsientidest ütlevad, et kullakene, et anna mulle või tee mulle üks süst, on ikkagi eakad inimesed, kes on mingil siis ühel või teisel tervislikul põhjusel siis haiglasse jõudnud. Nii, soovite ka vastata või lähme edasi? Lähme praegu edasi, et kas siis sellest lähtuvalt, kuidas teile tundub, et kuigi, ma kujutan ette, see ja neid argumente on ka kõlanud, et lähedased ja ka ühiskond ikkagi tahab rääkida eutanaasiast seetõttu, et nii on lihtsam, nii on odavam, kahjuks kõlavad ka meditsiinisüsteemi seest mõnikord sellised seisukohavõtud, et kas te tahaksite tõrjuda neid hoiakuid või mitte, et ma ise ütlen kohe ära, et ma arvan, et eutanaasiast me ei räägi üksnes sellepärast, et see odavam oleks, et ma pigem ikkagi arvan, et mõnedele inimestele on see võib-olla ainus valik või oleks nende meelest seda? Mitte mingil juhul ei ole, ma ei kujuta ette, et see nüüd raha kokkuhoiupunkt on. Pigem on see, et kui, ma ütlen, ma olen aastaid, oleme siin väikese entusiastide grupiga, meil on olemas riiklik arengukava põlve otsas oma entusiasmist valmis töötatud ja kokku pandud kõik arengukavad ja kõik ravijuhendid teinud, aga Sotsiaalministeeriumi uks on ikka kinni ja haigekassa uks on ka kinni, et nagu see teema ikka neid endiselt ei kõneta. Aga jumal küll, maailmas on nii palju tehtud neid nii-öelda välismaa keeles cost effectiveness'i uuringuid, et kui ma mõne poliitikuga olen kokku puutunud, sest et oi ei, meil palliatiivset ravi ei saa, see on nii paganama kallis. Ei ole. Vaadake neid uuringuid, kui palliatiivravisüsteem ja võrgustik korralikult käima panna, inimesed saavad olla rasked haiged inimesed saavad olla võimalikult kaua kodus või surra kodus, et see näitab, et ühesõnaga need uuringud näitavad, et kui nagu üles ehitada selline tugivõrgustik süsteem, et võimalikult kaua inimesed oleks kodus, on see palju odavam, kui panna neid kõiki nendesse hooldushaiglatesse. Ükski ka rikas riik ei suuda neid hooldushaiglaid nii palju ehitada praeguse vananeva ühiskonna juures, kuhu kusagile ära nii-öelda vabandage väljendusest toppida need haiged, kellega keegi ei taha või ei oska midagi teha.
ja inglased ütlevad väga toredalt, et see ühiskond, kus üle 50% inimestest sureb meditsiiniasutuses, on väga rikas ühiskond. Meil sureb meditsiiniasutuses 70, kas oli vist 9% või 76%, ma võin praegu eksida. Seega ärgem öelgem, et me oleme vaene ühiskond, vaid me ei näe seda tervikpilti, vaid me kuidagi ligadi-logadi on meil need asjad selle koha pealt, et jah, et oma kolleeg töötab praegu Norras, seal on ikkagi koduõde, võib käia päeva jooksul kas või 8 korda kodus. Ta käib mõnikord ainult 3 korda selle jaoks, et tuletada prouale, näiteks vanaprouale meelde, et ta rohtu võtaks. Nii kaua, kuni inimene saab toa piires hakkama, sotsiaali pool toob süüa, meditsiini pool jälgib ja inimene saab kodus hakkama, kui ta muidugi on sellega ise nõus ja tahab, et mitte ei sunni. Aga need võimalused on näidanud, et need on odavamad, kui hoida ja ehitada aina juurde neid hooldusravi voodikohti. Ja see on aastaid Sotsiaalministeeriumis, kui me jälle lähme uksest sisse või aknast välja või jälle aknast sisse uksest, siis on esimene asi, mis nad alati meile ütlevad, me tegime jälle 100 voodikohta hooldushaiglas juurde. See ei ole see, millest me räägime. Kui ma nüüd siia kõrvale panen, palliatiivse ravi kõrvale panen tegelikult selle aktiivse surmaabi küsimuse, siis eutanaasia kui selline protsess või protseduur ei ole mitte ühe süsti küsimus, vaid seal on taga tegelikult ikkagi arsti konsultatsioon, psühhiaatri konsultatsioon. Kui ma toon Hollandi näite, eks ole, et seal on regionaalsed eutanaasia komiteed, kes siis lõpuks otsustavad, kas seda lubada või mitte. Ja ma olen vaadanud ja lugenud nagu teiste riikide praktikat, et kuidas seda eutanaasia protseduuri siis tasustatakse, et on ta siis nagu haigekassa poolt meie mõistes või siis nagu haige enda kanda või siis elust lahkuja enda kanda, siis see on riigiti absoluutselt erinev, et Kanadas näiteks eutanaasia võimaldatakse just nimelt palliatiivravi ja hospiitsteenustes, neil on regiooniti seal omad voodikohad, eks ole, ja näiteks Šveitsis, tuleb assisteeritud enesetappu eest siis soovijal või elust lahkujal siis ise maksta, nii et ma arvan, et kui me ükskord sinna diskussiooni, kui me tõesti loodame, et teie grupp saab sealt ukse vahelt ükskord sisse Sotsiaalministeeriumis, siis ja teoreetiliselt lähme siis edasi kunagi, eks ole, eutanaasia ja assisteeritud enesetapu teemadega, siis tekib täpselt seesama kulutõhususe küsimus, kui palju seda Eestis vaja on, kuidas seda Eestis rahastada ja ütleme laiem teema veel, eks ole, et kes seda teeb, et ega arstkond, ma arvan, ei ole valmis seda ju tegelikult tegema. Nii nagu see näiteks on Hollandis, kus circa 85% teevad eutanaasiast perearstid patsiendi kodus. Hollandi kogemus, ma olen seal käinud ja õppinud, see mulle Holland tohutult meeldib palliatiivravi aspektist. Ja kolleegid, ma küsisin, et kas te olete õnnelikud, et teil on eutanaasia legaliseeritud? Ja siis ta sai väga tigedaks mu peale, ütles, ma ei taha sellest eutanaasiast mitte midagi kuulda ka, et isegi kui sa kusagilt kaugelt nagu võtad selle otsuse vastu ja kirjutad selle surmaotsuse alla, ta ütles, et need nimed on minu mälus, ma arvan, mul surmani. Ja need on nagu kivid minu kaelas, et parem, kui ma ei peaks seda tegema. Neid uuringuid on tehtud jah, et Hollandis on uuritud ja teistes riikides, kus eutanaasia legaliseeritud on, et see on tegelikult arsti jaoks tohutu stress. See ei ole mingisugune tavaline raviprotseduur. Et siis toome timukad tagasi. Et siis oleks lihtsam. Aga tegelikult, millest ma tahtsin rääkida, on see, et mulle tundub, et siin on üks teema, mis võib-olla alguses tundub, et on natuke kaugem, aga tegelikult ei ole, on lein. Ja lein ei tähenda ainult seda, et ma leinan seda, kes on surunud, vaid ma leinan sageli ka seda elu, mida ma arvasin, et mul on. Eks ju, et ka see otsus võib-olla tuleb sellest, et ma lihtsalt nagu arvasin, et mul läheb elus teistmoodi ja ma ei ole rahul sellega, mis minuga on juhtunud. Et näiteks alati tuuakse hea näide, see on muidugi drastiline näide, et kui noor korvpallur jala kaotab, eks ole, ja et on 25 ja tema elu on läbi ju, tema elu mõte on läbi, aga tegelikult ta leinab seda elu, mis tal oleks olnud ja tal on võimalus elada uut. Ja meie vananevas ühiskonnas, ma arvan, neid leinaetappe on meie elus hästi palju. Ma käisin Rein Taagepera 90. juubelil ja Rein ütles, et jube tore oleks 75 olla, et siis oli veel päris hea olla, nagu, et nüüd juba valutab igalt poolt ja päris üle järve enam ei jaksa nii hästi ujuda, eks ju. Et see näitab nagu seda, et me tegelikult ka pidevalt ju muutume ja selle muutusega tuleb osata leppida.
aga ma arvan, et meie ühiskond on, nagu mu hea kolleeg ja sõber Naatan Haamer ütleb, et me oleme selline kipitusühiskond, et niipea kui natuke kipitab, siis on vaja plaaster peale panna ja lähme edasi, on ju. Aga selleks, et päriselt midagi tunda ja päriselt muutuda, tuleb ka vahel need haavad lasta sügavaks minna ja siis saab tegelikult toimuda ka kvalitatiivne muutus. Aga kui me seda kardame, siis ongi võib-olla lihtsam elust lahkuda. Aga samas, eks ole, ma tahaks, et ei jääks kõlama see, et meil ei ole, meil on ka selliseid inimesi, kellel on väga ränk diagnoos ja kes teavad kindlasti, et seda elu on väga vähe alles jäänud. Me ei räägi ainult ju neist inimestest, kellel elukvaliteet oluliselt mõne haiguse või trauma järel on muutunud ja nende inimeste seas, kellel võib olla väga kohutav diagnoos, on ka väga noori inimesi, tegelikult ka lapsi, et Hollandis võimaldatakse eutanaasiat alates 12. eluaastast tegelikult, siis peab olema ka vanemate nõusolek, aga alates 16. juba tegelikult on võimalik inimesel endal see otsus vastu võtta, et see on nüüd küsimus inimese autonoomsusest või õigusest surra, mida meie ühiskonnas Eestis siis me ei ole inimesele andnud. Meil on küll surremise vabadus, aga nagu öeldakse, ütleme siis nagu seaduse seisukohalt õigust surra meil ei ole. Ehk meil ei ole õigust nõuda kelleltki enda surmamist. Aga ma annan sinna poole ka sõna, et ma näen, et sul on mikrofon juba mõnda aega käes. Üleüldse, kui ma hakkaks rääkima eutanaasiast ja abistatud suitsiidist, siis kindlasti palliatiivravi võiks olla rohkem tasemel ja väga palju on räägitud just viimase 10 aasta jooksul patsiendi testamendist ja patsiendi viimsest tahtest. Et minu arust praegu on alates 2015. aastast on Raini Sints teinud mõned testamendid nii-öelda, aga kahjuks see testament ei ole haigusloos, ei kajastu, arstidel on ta kättesaamatu. Ja minu arust see on praegu võib-olla see põhilisem teema, millega tegeleda. Olen kuulnud, et olevat kuskil laual, eks näis, mis siis uus valitsus sellega ette võtab. Mina olen seal töögrupis. Meil on see patsiendi tahteavalduse vorm on sisuliselt valmis. Praegu seisab asi selle taga, et kuidas teda panna üles sinna digilukku, aegkriitiliste andmete juurde ja et see kiirabiarst või EMO-arst või ta ka kohe näeb, seal on see elustamise küsimus, eks ju, teatud juhtudel ja juristidega hästi palju oleme vaielnud seal nendel teemadel, et siin ongi see noorte inimeste depressioon näiteks, eks ju, et juristid näevad seda hoopis teisiti, kui meie arstidena näeme seda aga ma ütlen lohutuseks, see on peaaegu valmis. Et meil on vormistamise teema, see on 2 aastat ja Katrin Helmet on seda vedanud väga edukalt ja siin on Sotsiaalministeerium taha tulnud, nii et selles mõttes on praegu sellega päris hästi. Et siis ma võin oma patsientidele lohutuseks öelda selle info edasi. Seda on hea kuulda. Aga et kuna sõna depressioon siin korra juba läbi käis, et siin istuva Jensi soovitusel vaatasin ühte lühikest dokfilmi täna, mis ta siis oli, tol hetkel vist 26-aastane Emily ja Belgias, kes põdes ravimatut depressiooni, oli tundnud soovi surra alates 3. eluaastast, umbes nagu ta ise mäletab, pidevalt enda vigastamise ja enesetapukatsetega olnud ravil alates 12. eluaastast ja lõpuks siis 28-aastaselt, aga eutanaasia korras siis lahkus meie seast. 26-aastaselt sai ta esmakordselt loa eutanaasiat teha, aga ei suutnud seda esimesel korral seda otsust vastu võtta. Aga kuna ta ikkagi ka pärast oma esialgset keeldumist eutanaasiast ikkagi ei saanud mitte kuidagi, nagu ta arst ütles, et ta elu oli nagu juhitamatu, tal ei olnud võimalust või oskust või suutlikkust mitte enda vigastamisega tegeleda. Et siis kuidas nagu vaadata sellistele haigustele ja depressioonile üldse, et me oleme harjunud eutanaasiast Eestis rääkima teistsuguste ravimatute haiguste kontekstis kui näiteks depressioon. Äkki psühholoogina kommenteeriks? Mina olen ikka selline lootusetult roosade prillidega optimist, et igale probleemile on alati olemas lahendus, kuid see lahendus ei pruugi alati kõige meeldivam olla, selleks peab inimene ju tegema koostööd, siis nägema vaeva, võtma vastutuse, oskuslikult jagama vastutust.
ma olen ise töötanud ka ütleme, pigem ikkagi raskes depressioonis inimestega, kõik on ellu jäänud siiani. Et see on tegelikult väga järjepidev, õrn, empaatiline, terapeutiline sekkumine, see on kindlasti pikaajaline, mina ei pooldaks seda. Et ma toon siis selle näite, et Emily just ütles, mis mulle võib-olla kõige sügavalt muljet avaldas, et ta ütles seal filmis, et ta ei tahaks surra üksinda ja seda ise tehes. Et see, et tal on võimalus valida ja ta saab oma vanemad ja sõbrad kõrvale võtta lahkudes, on talle nagu parem valik kui see, et riik sunnib ta ennast ära tapma kuidagi teistsugusel viisil. Mis nüüd enesetappudesse puutub, siis olen ma ka töötanud Hiiul selliste patsientidega, just nimelt eakad patsiendid, kui raha on lühem kui elu. Sellest räägitakse vähe, kuid mul on olnud üks väga valus juhtum, kus mees ligi 80 ei ühtegi kirurgilist sekkumist, ei ühtegi krooniliselt tapvat haigust, vererõhuprobleemid olid, ta läks hooldekodusse, müüs oma korteri maha ja mõtles, et ta on juba nii vana, et küll ta ikka ära sureb enne, kui raha otsa lõpeb. Raha oli lühem kui elu, ta tegi suitsiidikatse hooldekodus, ta jõudis meile Hiiule, väga raskekujuline insult ja tema ainus nii-öelda siis põhjus, millest ta seda tegi, et ta tegi, et oma lastele mitte koormaks jääda. Ja mul ei olnud mitte midagi muud talle öelda, ma võtsin ta käe enda pihku ja lihtsalt nutsin temaga koos. Ja siis ma mõtlesin, et kuhu me oleme nüüd jõudnud, et kui meie eakad inimesed, kes on töötanud ja andnud oma eluterveid aastaid ühiskonnale, nad peavad ennast hakkama üksteise järgi ära tapma selleks, et raha on lihtsalt lühem kui elu. Et see on ka võib-olla kunagi järgmise diskussiooni küsimus. Ma ei saanud seda meest hukka mõista, ma teda mõistsin ja siis püüdsin kuidagi moodi olemas olevate vaikuse hetkedega teda lahutada. Et tal oli väga raskekujuline ja ma ei tea, mis ta seda siis sai, et ta viidi meilt edasi. Kurb. Ma ei tahtnud ennem kuidagi selle Leina jutuga pisendada neid olukordi, lihtsalt tuua ühe aspekti juurde. Aga kui ma kuulasin seda, siis ma jäin ka mõtlema selle peale, et tegelikult väga sageli eutanaasia kontekstis räägime autonoomiast. Ja mulle tundub, et me ka siin ei tea täpselt, millest me räägime. Ehk siis inimene on sotsiaalne olend ja me oleme alati suhetes teiste inimestega. Ehk siis väita seda, et mul on mingi autonoomia, mis on, et ma valitsen oma elu täiesti ratsionaalselt ja puhastele faktidele tuginedes, siis see on ilus teooria minu arvates. Tegelikult kõik meie ümber olevad inimesed, meie elu, see mõjutab meid. Ehk siis meie otsused lähtuvad paljuski selles ja just seesama, et ma ei taha jääda oma lastele koormaks, siis tegelikult see on ka üks huvitav ühiskondlik nähe. Et mis tuleb ka sellest, et näiteks, et meil on linnastunud ühiskond, meil ei ole enam seda kogukonda, kes kannaks hoolt. Nii et siin on ka selles mõttes see probleemistik on palju laiem, et see sotsiaalne võrgustik on muutunud teissuguseks, et enam ongi võib-olla üks laps, kes peab siis seda vana inimest nagu lõpuni hooldama, ei ole enam seda külakogukonda. Aga ikkagi ma tahan lõpuni jääda selle juurde, et autonoomia on midagi palju laiemat ja kui me väidame, et jah, see on minu üksik otsus, siis see tegelikult on, esiteks on minu otsus mõjutatud teistest ja teiseks minu otsus mõjutab teisi inimesi. Me ei saa väita, et ma nüüd üksi siin otsustasin, et see ei ole tegelikult kunagi nii. Ma tooks siia Hollandi näite pigem jällegi, et kuna see on riik, kes on siis kõige rohkem publitseerinud ka oma eutanaasia teemalisi nii-öelda siis tulemusi, kui nii võib öelda, siis jah, nad on legaliseerinud ka nüüd psühhiaatriliste patsientide siis võimaluse eutanaasiat taotleda ja soovida, aga nendel saab õiguse eutanaasiaks kuskil circa ainult 4% kõikidest taotlustest, mis näitab ära, et tegelikult just see psühhiaatriline valdkond on veel eriti keeruline, et kui siin Triin rääkis, eks ole, et me teeme terve oma elu ratsionaalseid otsuseid, siis see psühhiaatriline valdkond on väga keeruline aru saamaks, et kas see on ratsionaalne otsus või ei ikkagi inimesel. Selles dokumentaalfilmis toodi ka välja, et Belgias umbes 3% saab nagu ravimate depressiooni diagnoosi. Et need on ikkagi väga-väga vähesed inimesed ja neist ka mitmed, 1/3 tegelikult loobub eutanaasiast vähemalt esimesel korral, kui nad selle otsuse saavad.
et see ja sellele on põhjendus ka, et see inimene saab nagu vabaduse surra selle otsusega, tal on see otsus ja ta nagu kontrollib oma elu ja siis ta võib-olla näeb võimalust veel veidi siis kannatada, nad ise kirjeldavad seda ikkagi kannatuste kontekstis. Et elu ongi nende jaoks väga suur kannatus, kellele see ravimatu depressioon siis on. Et sulle lisa. Ma tahtsin siia lisada veel ühe uuringu. Et ma leidsin Kaia Hälbini 2012. aasta uuringu, mille ta siis tegi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, kus tema uurimisteemaks oli eutanaasia teistes riikides ja homses Eestis. Ja kui nüüd just õigus elule ja õigus surmale oli üks väide, siis 72% valimist arstidest andsid sellele oma poolehoiu, et inimesel on õigus elule, siis on tal ka õigus surra. Prokurör oli 52, advokaate 73 ja 62 kohtunikku. Kogu selles valimisgrupis oli 4 erinevat esindajat, et oli prokurörid, advokaadid, kohtunikud ja arstid. Et see on päris huvitav, et kellel on huvi, siis võib selle üles otsida. Kas meil on äkki tekkinud küsimusi saalis ka? Me oleme siin juba päris pikalt põhjalikult arutanud. Äkki keegi julgeb sõna võtta? No mõelge selle peale, et me oleme avatud küsimustele, et kui te käe tõstate, Jens siin või keegi üritab ka vaadata, et meil on mikrofon saalis ja siis saab küsida seda küsimust, et mis teil mõttes on, et see küsimata ei jääks. Aga läheme edasi, et mina lõpetasin siin selle jutuga, et on inimesi, kellel ongi nende endi sõnade järgi siis üle elu suurused kannatused, mida ei anna enam leevendada. Ma ei tea, kas see on nüüd õige jutt või ei ole, et ei anna üldse leevendada. Võib-olla teatud emotsionaalseid, psühholoogilisi kannatusi on keerulisem leevendada kui valu isegi kohati, ma ei tea täpselt. See psühhiaatria ja depressiooni teema on minu jaoks võib-olla kõige raskemini mõistetav siin ja väga paljudele teistele ka. Aga räägiks sellest, et kas on sellist situatsiooni ja et meditsiiniliselt ja et kas ikkagi, me ju räägime nii palju eutanaasiast ja erinevad riigid on jõudnud sellel teel ikkagi otsuste tegemiseni ja on leidnud, et on põhjendatud eutanaasia hoolimata sellest, et meil on võimalik ka väga head palliatiivravi korraldada, meil on väga head valuravi võimalik korraldada, meil on, ma ei tea, väga palju paremat vaimse tervise abi kättesaadavust tagada võimalus, et kas on vajadust eutanaasiaks? No ma ütleks kohe, vaadake Hollandit, kus on minu arust maailma parim väga hästi töötav palliatiivravi võrgustik ja süsteem. Haige sõna otseses mõttes haiglast läheb, ta antakse kohalikule psühholoogile üle või niimoodi, et ta ei kuku maha nagu meie haiged, kui ta läheb kõrgemast etapist välja, siis ta reeglina kukub maha ja siis keegi perekond peab otsima või haige peab otsima, et kes teda veel peaks aitama või kes saaks teda aidata. Seal seda ei ole ja samas on eutanaasia. Ja palliatiivravi fanatina ma ütlen ka niimoodi, et ja olles ise anestesioloogi intensiivravi arst, et osates ju igale poole ka torusid panna ja mida iganes. Et ikkagi on olukordi, kus ma olen jõuetu ja ma ei saa aidata. Mul on olnud näiteks noor naine, kellel oli nii väljendunud kopsukasvaja külv, et tal polnudki kopsupinda enam. Ja ta 2 nädalat oli juba, viimased 2 nädalat, kuni ta minuni jõudis, siis ta oligi niimoodi, et ta oli kogu aeg sinine näost ja siis ta oligi 24/7. Ja kui sul ei ole kopsupinda, siis mina ei saa ühegi rohuga midagi teha. Ja teine, mis jättis mulle väga sügava mulje, kui ma ükskord asendasin Diakoonia haiglas doktor Leiburit, seal oli 32-aastane amyotroofse lateraalskleroosiga noornaine, kellel oli 2 väikest tütart. Ja sellel hetkel, kui mina seal asendasin, suutis liigutada ainult silmi. Seega tema suhtles maailmaga ainult silmadega. Ta ei saanud ei rääkida, ei saanud liigutada. Pange nüüd korraks ennast tema rolli. Sul on mõistus selge, sa sõltud
seotud iga päev, iga 2 tunni tagant sind pööratakse, solgutatakse, kusagilt pannakse mingit toitu, siis kuidas parajasti hooldajad ujud on, eks ju, kuidas see nende inimlikkus ja empaatilisus on, sa oled nagu mingi sihuke, sõltud tõesti teistest ja sa ei saa enese kaitseks ka poolt sõna öelda. Ja kõige kurvem oli see, tal oli 2 väikest tütart, kui isa käis tütardega külas. Lapsed on lapsed, ema nii kaua kodus ei ole olnud, hakkasid juba natuke võõrduma, aga möllasid seal palatis ja siis, kui nad ära läksid, siis ta nuttis. Ja siis ma mõtlesin, et kui sa ei saa enam oma pisaraid ka ära pühkida, rääkimata, et sa ei saa ka seda suitsiidi teha ise, ükskõik mil moel, kas aknast veel hüpata või mida iganes, siis see on küll olukord, kus inimesel peab olema võimalus ja et ta saab elust lahkuda. Ja siin on meditsiin, ka 21. sajandi meditsiin jõuetu tagada sellele inimesele mingi väärikus, mingi mingi mõte eksisteerida veel, et see oli nii valus, et ma ütlen ausalt, ma läksin ise nutsin siis arstide toas ka seda vaadates. Jah, meditsiin ei ole kõikvõimas selles suhtes, et eelkõige just lihashaiged on need, et tuletame meelde Jane Paberit, eks ole, üks meie seast, eks ole, kes valis assisteeritud enesetapu tee ja kui temalt küsiti, et kas on eetiline elust lahkuda, siis ta küsis vastu, et kas on pigem eetiline siis määrata ennast aparaatide külge, sest et seal ei ole nagu võimalik kannatusi teistmoodi leevendada, kui siis ainult läbi hingamisaparaadi, et minu meelest ka puhas minu isiklik arvamus, et ei ole eetiline pikendada kannatusi, kui me ikkagi neid leevendada ei suuda. Ja me kahjuks ei suuda. Ja kõike me ei suuda tõesti. Mul tekib siin see küsimus, et ma olen väga palju mõelnud just seda, et ühelt poolt me olemegi need samad ootused meditsiinile nii tohutult suured, et millal see muutus ühiskonnas tekkis, et millal me oleme hakanud nagu tõesti lootma meditsiinile, et meditsiin on kõikvõimas, et äkki me arstid oleme ise süüdi. Me räägime kogu aeg, kuidas vähki ravime terveks ja seda teeme ja 3. teeme ja 4. teeme. Mida me teeme ka tegelikult. Me hoiame kauem. Ütleme, ma siiski ütleks, et me ei ravi terveks. Ei, mitte kõiki vähki, aga elulemus on päris mõne vähiliigi puhul on ikka elulemus võrreldes siin aastatega ikkagi päris hea. Just, põhiline on ravimitööstus, mis aitab meil hoida neid haiguseid kontrolli all ja läbi selle neid elu pikendada, aga terveks ravida me saame ikka väga väheseid haiguseid võrreldes, ma ei tea, 40 aastat tagasi, eks ju, et selles mõttes 50 aastat tagasi. Ja teine asi on see, et võt seesama, et inimesed on võõrdunud, et me elame üksikult ja inimesed on võõrdunud surmast. Ja see on tõeliselt minu jaoks ka, et isegi arstid ei tea, kuidas käib suremine. Selles mõttes, et suremine on protsess. See ei ole selline, tõesti äkksurm on teine asi, et kukun. Aga suremine on protsess, mis võib kesta nädalaid. Kuidas vaikselt organsüsteemid töö hakkab vähenema, miks haiged elu lõpus ei söö, ei joo, nad ei suuda, keha ei võta vastu. Seal toimub hoopis juba, seal on sellised protsessid, et keha ei suuda vastu võtta, see on protsess. Ja isegi nagu arstid tihti ei anna aru, et vaatavad haigele otsa, nad ei saa aru, et see on suremine. Nad hakkavad muidugi kohe tegutsema, mis on arstil muidugi omane, et ta tahab päästa elu ja aidata. Ja siis ongi tekkinud selline, ma alati ütlen, et surm ei ole selline, nagu te näete Mehhiko filmides, et ilus soeng on peas, laman pitsilisel valgel padjal ja siis ütlen, sina saad minu auto, sina saad suvila ja siis käsi kukub jõuetult üle voodiserva. Pagan, mina ei ole sellist surma näinud. Ja ma arvan, et see on jälle see koht. Ei ole, aga mul kirjeldatakse, et aga filmides on ju niimoodi, et saab ju niimoodi ka surra, et miks teie siis, kas te siis tõesti ei suuda aidata mu lähedast, vaadake, kuidas ta sureb. Enne surma on näiteks, kui teaduse kaotus tekib nagu surmalõrin. Eks ju, haige, see tekitab lähedastes nii meeletut õudu, et mis see nüüd siis on.
suremine on protsess, üks hetk ei saa neelata, lihtsalt vaatab sulle otsa, ütleb, vesi käib suus ringi, ta ütleb, ma ei tea, ma ei oska neelata. See on üks pulbaarparalüüsi üks sümptomitest, et enam neelamisakt ei kuku välja, eks ju. Et see on protsess. Ma tahtsin öelda seda, et ma arvan, et see on üks koht ka, kus kirik saab nagu kaasa aidata sellel debatil, ongi see surelikkusega leppimine. Et see on see, mida kirik kogu aeg nagu ka jutlustab, eks ole, et me oleme surelikud ja me ei pääse sellest mitte kuhugi. Ja just, et kuidagi nagu rohkem tuua seda surma tegelikult ka tavas. Ja mind nagu, ka see sama asi, et me ei räägi sellest, me ei räägi tõesti ka sellest, mis ma tahan, et juhtub. Et see on nagu väga oluline teema minu meelest. Ja et mitte jätta siin kõlama seda sõnumit, et kirik on nüüd tohutult eutanaasia vastu, vaid pigem on ka siin just sageli see ütlus, et surmaga tuleb leppida, just seesama, et ei tohiks lõputult ravida, eks ju, et pigem nagu jah, eks ole, nagu meil alguses tuli jutuks, et on erinevaid, et ei ole ainult eutanaasia, vaid siin ka mõned teised terminid, et ma arvan, et siin ongi see debatt peaks käima nagu palju laiemalt, et mis see ikkagi tähendab, et leppida sellega, et ükskord mul tuleb surra, et seesama, et ma ei pea lõpuni saama ravitud, et kuidas, mida see tähendab tegelikult, täpselt sama, me ei tea seda, et paljud pole näinud surnud inimest. Ma võtaksin siit kohe üle, et kui me räägime üldse eutanaasiast, abistatud suitsiidist, siis me peaksime võib-olla tooma ka sellise termini nagu ravipiirangud. Ja ma olen olnud ise nii-öelda ümarlaudades pärast veel rääkinud edaspidi ka veel lähedastega, et kui see ravi jätkamine põhjustab inimesele lisakannatusi, doktor Sillastel on sellega kindlasti suuremad kogemused, et siis head inimesed, et kui te tahate säästa oma surevat lähedast elule, siis lubades tal surra säästate iseenda elu. Ja need on olnud väga kurnevad ja väga keerulised vestlused ja mõnikord tuleb neid teha rohkem kui üks kord. Ja vahest või isegi siis 3-4 korda. Ja nimetan seda egoismiks, et me ühtepidi ma saan inimlikult aru, et mul on tohutult valus ja kahju kaotada oma lähedast ja armast inimest, aga see ongi ja siis ma võitlen, süüdistan, seal on väga palju taga lahendamata konflikte perekonnas, rääkimata jutte perekonnas ja siis kõik see tuleb sealt pinnale, mingid süütunded ja siis hakatakse süüdistama abistajaid ja ühesõnaga see on üks ebameeldiv lumepall, aga ma alati püüan sugulastele öelda, palun küsige oma lähedaselt, mis tema tahab ja kui te teda tõesti nii armastate, nagu te räägite, siis kuulake teda ja palun tehke seda, mida tema tahab, mitte seda, mida teie tahate. Ja küsige siis, kui ta on täies elujõus. Siit lähete koju ja küsite kõik oma lähedastelt, mis te tahate ja endal panete ka kirja, sest küsida seda siis, kui ta surivoodil on. Vaat siis tundub küll, nüüd tahab mu surma, jah. Küsige praegu. Ja auto on nüüd, eks ole. Ma tegelikult tahaks siia oma kogemust rääkida juurde, et ma ei tea, kas see on egoism, aga arstina ja absoluutselt täiesti ma räägin jällegi, eks ole, sellest lähedase lahkumise kogemusest, täiesti ma sain aru, et ei ole võimalik teda aidata, aga see hetk, kui mul arst ütles, et talle ei panda hingamisaparaati, siis mina ausalt öeldes, mis siis, et arstina teades, et see on kõik, see on lõpp, ma oleks olnud nõus tegema kõik absoluutselt, et leevendada seda 24 viimast tundi. Nii et ma ei tea, kas see on egoism või see on niisugune inimlik, et ükskõik kui palju me räägime seda läbi, et me teame, et see lõpp tuleb, eks ole, kui me räägime rasketest haigetest, siis seda mingi viimane hetk aktsepteerida, see on ausalt öeldes jube raske. Kui ma võtan jutu otsa ja lähen korra tagasi sellest praegusest hetkest, et see surmast rääkimine ja surmateema siis olles töötanud üle 10 aasta selles valdkonnas, olen ma viimane aasta väga moodi läinud. Et ei ole näinud ühtegi kuud mööda, kus mul ei ole vaja 1 või 2 korda kuus käia kuskil seltskonnas surmast ja suremisest rääkimas. Ja praegu Rakvere teatrikohvik siis käivitas taas surmakohviku. Et kes teist satub 19. aprill või 10. mai Rakveresse, et mina olen seal seda modereerimas ja minule üllatuslikult on see Rakvere teatrikohvik olnud alati täis.
ja me alustasimegi seda kohvikut just selle sama eutanaasia teemaga, kus siis minul oli see suur au ja ka selle püha kohustus selgitada inimestele neid mõisteid, mis meil enne selleks üldse vaja on, et seda eutanaasiat siia saada ja muidugi ma propageerisin palliatiivravi ja patsiendi testamenti. Ma vaatan, et see kell on meil juba nii palju saanud ja siin mõned peavad bussi peale kiirustama. Küsimus publikust. Ja, et siis võtakski ühe küsimuse publikust ja siis ma küsin teilt kõigilt veel ühe viimase küsimuse. Ja, et kui ma siia tulin, siis ma küsisin oma isalt, et kas ta pooldab või on vastu ja ta ütles, et ta on vastu eutanaasiale, sest seda oleks liiga lihtne kuritarvitada. Ma tahtsin teada, et kas on üldse mingisuguseid võimalusi seda eutanaasia võimalust kuritarvitada? Need hirmud tulevad nõukogude ajast, eks ju, kui pandi ebasoovitavaid isikuid psühhiaatriasse või kuhu kinni. Ja ma olen seda kohanud väga palju vanema generatsiooni hulgas, kes arvavad, et seda hakatakse kuritarvitama. Aga kui me vaatame seda reglementi, kuidas mujal maailmas on, et seal on reeglina 2 täiesti teineteisest sõltumatut arsti, pluss veel psühholoog, võib-olla veel lausa 3. arst, et mina ei näe seda võimalust. Et see reglement on lihtsalt niivõrd keeruline, et isegi on selliseid artikleid, kus diskuteeritakse, et öeldakse, et on uuringuid, kus on näidatud, miks inimesed tahavad eutanaasiat, et põhiprobleem ongi see autonoomia küsimus, et aga siis on diskuteeritud selle ümber, et aga mis on autonoomia, kui sa pead läbima nii tohutu bürokraatia kadalipu, et saada seda nõusolekut, et siis me jälle ei saa rääkida mingist patsiendi autonoomiast, aga jah, et mina sellesse ei usu. Kuigi kas selle kuritarvitamise all ei pruugi võib-olla pidada silmas ka seda, et seda hakatakse eeldama? Just tahtsin ka sellele juhtida tähelepanu, et kas näiteks eutanaasiat tohib soovitada. Et kui me jõuame selleni, et meil on eutanaasia või abistatud enesetapp, kas arst tohib öelda, et kuule, mulle tundub, et sa oled selleks valmis või lähedane inimene, kes võib ka ju seda teha. See peaks ikka patsiendi enda soov olema või inimese enda soov, et seda ei saa minu meelest arst soovitada, et arst saab ainult läbi rääkida, mis staadiumis on haigus, mis võimalused on meditsiinil ja see peab olema ikkagi patsiendi, see soov peab tulema patsiendilt endalt, aga jah, väga range seadusandlus peab sinna juurde käima, et see eutanaasia legaliseerimine, teoreetiliselt kui see Eestis ükskord tuleb, ma loodan, tuleb ikkagi väga korraliku seadusandluse taustal. Ja ma arvan, et tundes Eesti juriste, need ei anna järgi ka milleski sellel puhul. Suur probleem on selline patsientide grupp muidugi nagu dementsed. Teate, et see on ju nagu kulutuli praegu, see on ikka need arvud, kuidas dementsete patsientide arv tõuseb kogu maailmas. See on hirmuäratav. Ja võt seal on küll, see on jälle üks väga suur diskussiooni koht, et dementne ei ole enam otsustaja. Ja kes siis otsustab ja kas siis ei või olla seda, et lähedased tahavad tast lihtsalt lahti saada. Võt see on üks diskuteerimise siis on see patsiendi testamendi teema võib-olla. Peab olema selle ära teinud siis enne. Jah, ma arvan ka, et Eesti ei lähe selle eutanaasia legaliseerimise teed mitte enne, kui meil kõik need eelnevad etapid on ikkagi tervishoiusüsteemis paika pandud, mis puudutab palliatiivravi ja hospiitsteenust, pluss siis patsiendi testament ka kindlasti. Aga üks küsimus on saalist veel, jah? Jaa, et ma lihtsalt korra ise ütlen enda poolt, et kuritarvitamisena saab ka just seda mõista, mida ka Inna juba mainis, seda võib-olla lähedaste survet, et on kallis ülal pidada, aga tegelikult küsimus oli siin Sandrilt. Tahtsin küsida tegelikult teilt kõigilt seda, et kas ja kuidas teie näete seda protsessi, kuidas siis Eesti jõuab või võib-olla ei jõua abistatud suitsiidi ja või eutanaasiani? Mina pooldaks abistatud suitsiidi. Jah, ma tahtsin just ka öelda, et on riike ju, kus ei ole mitte mõlemad legaliseeritud, vaid üks neist, nagu seesama Šveits, eks ole, et pigem jah, kui me üldse räägime siis assisteeritud enesetapust, aga pigem jah, lähiajal ilmselt mitte. Me sinna ei jõua, ma arvan. No protsessi kohta ei oska midagi öelda, aga mina väga loodan, et kui see kunagi sinna jõuab, siis sinna käib see klausel juures, et üksi ei tohi jääda. No puhtalt hilise praktilise kogemuse põhjal, siis see minu patsient ootas üle poole aasta. Ma olin kogu selle aja tal kõrval, kogu see kirjavahetus käis edasi-tagasi nädalate kaupa ja pidigi olema kliinilise psühholoogi kokkuvõte, siis neuroloog, raviarst, psühhiaater,
kogu ravilugu ja tegelikult ta ei jõudnudki seda ära oodata, et ta lahkus enne. Kuid arvestage sellega, et see maksab 15 000 abistatud-suitsiid Šveitsis. Kolmandatele riikide nagu ka Eesti tehakse allahindlust. Mina kuulsin ka, et kui saab 10-ga on hästi. Ja mina muidugi ehmatasin nagu selle peale ära, et nüüd, kui me võtame laenu, et osta endale kodu, et me saaksime nii-öelda luua endale elamise, inimesed võtavad ka laenu, et minna Šveitsi tegema abistatud suitsiidi. Meil siin nüüd ühel arutlejal juba lähebki buss, et seepärast võib-olla on hea nüüd otsad kokku tõmmata. Et kui teistel veel aega on, siis meil on siin publikust veel üks küsimus, et kas võib? Kui te olete nõus, et siis võtame mõned küsimused veel. Ja, aitäh. Ehk siis minu küsimus on selles, et kuidas see, kui me tõmbame joon ja eristame eutanaasia õigustatud vaimsete ja füüsiliste haiguste puhul, kuidas see joon võib olla seotud sellega, kuidas me ühiskonnas kohtlemegi vaimseid ja psüühilisi haigusi konkreetselt nagu erinevatest standarditega? Mida me arstitudengitega palju arutame meditsiinieetika õppes on just nimelt, et seesama küsimus, et meil on, see on kultuuriline ajalooline taust, ma arvan, suuresti ka arvestades nõukogude aega, et meil on sellised vaimse tervise küsimused ikkagi väga suuresti sellise stigmatiseerimise all. Et noortel inimestel nii palju, ilmselt mitte nii palju, aga just selline minu generatsioon ja teie vanemad, kes nõukaaega mäletavad ja vanavanemad. Et see on valdkond, mida me peame hästi palju ikkagi muutma ja avalikult rääkima ja aktsepteerima, et need probleemid on, et mitte peitma neid kalevi alla, nii nagu seda nõukaajal tehti. Nii, rohkem vist ei ole saalis küsimusi. On ikka veel üks. Suured tänud. Õppejõud, tähendab minu õppejõud, aga doktor Aime Keis, ma tahtsin seda küsida, et ma kuulasin teie 6 samba taga podcasti ka, väga meeldiv oli taaskord, aga ma ei ole ikka veel nagu sellele vastust leidnud, ma ka üritasin guugeldada, et kui kaugel me oleme Eestis selle protsessiga, et mis aastaks me võiks üldse oodata? Ja see oli minu küsimus ka, mis ma lõpetuseks tahtsingi küsida. See on, ennustamine on juba tänumata töö, et ma arvan, et me uuesti saame seda teemat võib-olla mõelda. Minu meelest, mida ma ei ole nagu näinud Eestis, me ei ole nagu näinud seda poolt, et me võtaks kokku ja arutaks seda, et kui palju neid vajajaid siiski on, eks ole. Et see samas tervishoiupoliitiline küsimus, mis ühiskonnale kindlasti ei meeldi, eks ole. Aga mitte enne, kui patsiendi testament on vastu võetud, et seda saavad hakata inimesed siis kasutama ja siis saab vaadata, et kuidas see on nagu läinud. Et ma aastaarvu kindlasti ei ütle selles mõttes, et ma arvan, et see debatt kindlasti või see otsus jääb nii-öelda siis, kui siis praegustele enamikule publikus olijatele ehk siis noortele, ma arvan. Et ma lõpetaks nüüd seal. Ikka tuleb veel üks küsimus. No, teeme viimase küsimuse. Aitäh. Ma küsiks raamatu soovitusi selle teema kohta. Jaan Tammsalu Surm on edasi tee. Jane Paberiti raamatut kindlasti tasub lugeda või see, mis temast siis ja tema teekonnast siis elu lõpus on publitseeritud ja siis on üks Norra kirjanik, mul ei tule nüüd meelde ausalt öeldes pealkiri, ma pärast võite mulle meili saata, ma saan teile nagu täpsemalt öelda, aga seal on üks ratastoolis oli ja teekond kirjeldatud siis selle elu lõpu suunas. Minu viimane lugemuselamus oli Armastus on kõige tugevam ravim. Steven Eisenberg, Ameerika onkoloog, ta kirjutab seal iseendast kui inimesest, kui arstist, kui kokkupuutest inimese ja arstina patsientidega. Ja muidugi, kes tahab minu tööst rohkem teada, siis soovitan otsida üles raamat, kui aeg on jäänud vähe. Seal ma siis läbi patsientide lugude kirjeldan psühholoogide seda emotsionaalsemat töö poolt, mis jääb välja igasugustest testidest ja mõõdikutest, ankeetidest ja testivõtmetest. Ja seal on ka nii-öelda siis juhendid, mismoodi oma surevat kallist inimest aidata.
et äkki lõpetaks sellega, et kui te nüüd ütleksite, et kuidas te tahaksite, et see debatt pärast seda debatti siin jätkuks Eestis? Et mis on oluline, mille üle me lähiajal arutlema hakkaks? Mina siis alustan. Ma väga loodan ja hoian pöialt patsiendi testamendile, sest ma ise olen arstidega koostöös ja kõrvuti õlg õla kõrval töötades näinud, kui palju see raviotsuse tegemine võtab neilt vaimset ressurssi, kui palju on seal taga juriidikat, kui palju on olnud ka nagu kohtu case'e, et see patsiendi testament tegelikult juba arsti vaimset tervist väga palju päästaks. No ma olen ka ikka palliatiivravi usku, nii et teeme selle palliatiivravi siis kuidagi seksikaks, noh, et raha sinna tuleks ja siis läheb hästi. Lisaks siis eelpool kõnelejatele kindlasti peaks ikkagi rääkima ka sellest, et surm ei ole hirmus, et surm on loomulik ja et me ei jätaks surijat üksi, et see on nagu see nii-öelda see perekondlik, et perekonnad oleks kursis mitte ainult positiivse infoga oma lähedaste hulgas, vaid ka sellest, et mis siis saab, kui tuleb elust lahkuda. Suur tänu teile kõigile ja suur tänu publikule kuulamast. Aitäh kõigile tulijatele ja kui kellelgi jäi mingi väga põletav küsimus meelele, siis haarake kellelgi kinni ja arutame, mõtleme koos. Ja muidu mõtleme juba järgmisel mõtteruumil ja kellel jäi see registreerimisleht oma nimi panemata, palun pange. Ja seal ees on ka terve rida nagu flaikusid, mis meie tegevust siin progressiivses liikumises tutvustavad. Nii et haarake üks kaasa, kui see teile ka huvitav tundub. Ja või haarake minult või Karlilt käest kinni.